Ahoi kotkad! Mis toimub siis? Täna oleme tööreisiga seoses sattunud Kooraste kanti ja oleme siin Kooraste Kõrgeperve lõkkekohas. Vaat nii. Ja mis siis toimub? Mis siin ikka? Paneme telgi püsti, püüame kala. Siin on igavesti palju erinevaid asju sees, tundub. Ise loete. Vaatame, mis siis saab siit. Et kõigepealt telk püsti ja siis söödame sisse koha ja vaatame, mis kala tuleb. Kas te ei tulegi autost välja või? Kas teie ei tulegi autost välja või? Keegi hiilib seal taga ka ja et tegelikult on Kairit ja Moona ka kaasas. Nii, Moona. Tema lasi meil eelmises kohas täna öösel jalga, jooksis ära paariks tunniks Kolama metsa. Oli nii või? Kas täna on ka plaan Kolama minna või? On plaan Kolama minna või? Vaata. Ja, ega midagi. Kairit on täna nii-öelda operaator, et ma ei peaks nii palju ise filmima. Filmib mind, siis teda nagu peale ei jää. Et siis ma ei pea ise kaameraga kogu aeg vehkima, jooksma, jamama. Meie Keiuga ja Moonaga keskendume kalapüügile ja Kairit siis filmib meid. Vot nii. Et ega midagi, telk püsti, läheb meil siis jälle see Black, mis seda nimi nüüd oli, mul jooksis kokku, kirjutan siia juurde, mis see telgi mark oli, aga see on jah see pimevdav telk, mis me Salmost saime, suured tänud Salmo ja paneme selle kiirtelgi püsti, meil on auto täis siin igasugu sihukest reisikraami, et me oleme nagu teist ööd nüüd siin kandis juba. No mitte siin kandis, see meil tee peale see Kooraste järve, me tulime tegelikult Kesk-Eesti poolt, aga selge. Mis siin plärada? Telk püsti, kell on 8:30, kiiresti söödame sisse ja vaatame, kuidas siin selle kalaga lugu siis tegelikult on. Ei maitse. Nii, sai söödetud 5 minutit tagasi sisse. Panin siis siia seda pool kilo martsipaniga linaskisööta ja siis mõned peotäied seda oma neid graanuleid. Ja ootame siis, näe, kuule, keegi võtab juba ja lohistab. Ai, otsa ei jäänud. Ma arvan, et see oli särg. Aga täna me võtame särjed ka kaasa ju. Jaa, täna võtame kõik, mis kuivama ka sobib. Jaa, aga meil on nüüd see asi, et meil ei ole vakla ega mitte midagi muud. Et kui ainult maisi ehk siis linaskit ja seda särge peaks ju saama. Latikas ka pidi siin olema. Võib-olla võtab see ka maisi. Ma olen maisiga latikat ka saanud, aga mul ei ole jah midagi muud otsa panna, sest et tõugud läksid viimased nukkudeks ära nii-öelda ja viimased ussid läksid meil halvaks selle suure palavusega. Nii et meil ei ole midagi muud. Ja, aga no saame maisiga hakkama. Nii. Esimene kala on käes, aga see on väike särg. Et see ei sobi, tahame suuremat. Noh, nüüd on juba seda mõõtu särg, et võtame kaasa ja läheb voblaks. Oot, et käib küll. Jah. Roosärg. Aga väike. Kuna meil tõuku ei ole, siis otsime selliseid asju puukoore vahelt. Ehk siis üraskaid, mis on sama head kui tõugud. Ja katsume leida neid nii palju kui saab. Siin särg võtab maisi küll. Nokib seal kogu aeg. Paar väikest kätte ka saadud, aga ma tahaks ikkagist natukene paremat sööta. Ja ürask on, näed, siit tuli veel, on särjele ja linaskile ja latikale parem sööt, et seda maisi latikas ikka nii hästi ei pruugi võtta.
aga saame siis siit äkki lihtsalt jah, omale piisavalt üraskit. Vaidleb lihtsalt tugevalt. Noh, vaidles lihtsalt tugevalt. Ei midagi erilist. Tugevad väiksed on siin. Kairit ei viitsi operaator enam olla, Kairit püüab ka. Sa said ka just ühe roosärje, mis läks sumpa, mis kõlbas kaasa võtta. Aga jälle hästi väike. No mis sa teed? Raiskas mul hea suure üraski ära jälle. Nii. Meil siin nüüd ei toimu midagi rohkem. Et siin paar särge sai veel sumpa pandud, ma ei hakanud filmima. Sääsed on ka lõpuks välja ilmunud. Et läheb vaatab nüüd pealambiga, sest tegelikult on päris pime. Kaamera jälle ei näita, kui pime on. Võsast võtame natuke küttepuud, sest selle koha peal ei ole siin seda puuri, et saeb sealt mingit metsakuiva siis peenemat. Mingit sellist, mis lõhki ei pea lööma kirvega. No võt. Et teeb väikse tule juba alla, sai siin metsast toodud paar kuuske. Ja siis Kairit veel püüab kala seal. Sai vist tänase kõige suurema ka särje. Natuke aega passime veel, siis lähen magama ära. Väsitav päev selja taga. Et hommikul püüame kala edasi, vaatame, mis veel tuleb. Nii. Hommik on käes, sai korralikult välja magatud, kell on päris palju, mingi 10 lähedale. Aga noh, teeb toimingud ära ja siis vaatab edasi, püüab veel kala ja vaatame, kuidas siin on siis. Ahah, paberit pole, aga noh, sellepärast on alati omal taskus kaasas. Ja ei ole häda midagi. Siin ei ole sügavat auku, siin on mingi mulla teema või vahi siis värki. Ja, okei. No mis seal ikka, vastame varsti edasi. Ja vaatame, kas kala eilsest õhtust siia ka ilma söötmata on veel kohale jäänud. Selles mõttes söötmata, et ma nüüd hommikul pole juurde loopinud midagi. Aga äkki kohe midagi on all. Keiu võtab kohe selle oma kätte ja viskame sisse ja vaatame, kus kohe on midagi külges. Või peab sisse söötma veel täna hommikul. Okei, et mis seal ikka, söödame selle valmis tehtud sööda sisse, mis meil on. Ja loobime veits graanulit siis ka juurde. Ja vaatame, mis siis saab. Et selline segu sai eile valmis tehtud siis martsipaniga. Natukene veel siin koti põhjas seda graanulit ka. Aga noh, nagu ikka, kork just nüüd läheb. Ei jäänud otsa. Just siis, kui tegeled mingisuguste asjadega. Aga noh, paneme sööta juurde, isegi kui võtab. Huvitav on see, et siin eile ei näinud ühtegi nagu kalapüügiharki, nagu nendes kohtades tavaliselt on, kus kala püütakse. Näiteks puidust harke ühtegi ei näinud ja ühtegi jälge ka siin sellest ei ole, et siin keegi oleks kala püüdnud. Et see on kummaline nagu. Esimene käes. Oi,
peaaegu käes. Aga noh, jälle väike. No mis sa teed, aga noh, nii kui mul kombeks on öelda juba viimasel ajal, et noh, väikestega ka tore mängida ju. Ega midagi, proovime uuesti. Noh, jälle väike, läheb tagasi. Aga kutsuti sööma, lähme vaatame siis, mis seal tehti süüa. Mis siis tehti siin? Mis see on? ma ei oska öelda, kus nimega. Aga see on väga See tundub olema mingi munaga asi. munaga ja leiba saab ka võtta ja vorsti. Ahah. No aga ma ei tea, proovime siis ära. See on minu oma. See on sinu oma või? Jaa, Aga minu oma? sealt saab võtta ju. Panni pealt või? Ma näitan. Oh. Hea küll, ma maitsen sinu omast ära. Kaamera käib. Nii. Aga see on natukese kuum. Jah. Proovi maitsta. Siia on ju juustu ka pandud. Ma ütlengi, et on juustu pandud. Ja kas sulle maitseks veel? Nojah, väga hea ju. Enne on see üle, siis väga hästi. Läks sööme ära ja vaatame, püüame veel kala. Ega siit midagi suurt ei tule, tundub. Mingid väiksed särjed, aga mõni särg, noh, kõlbab kuivama panna. Nii et ei ole liiga väike. Ema siis tõstab sulle. Jah. Noh. Op. No, väike rookas jälle. Ei sobi jälle. Et ilus kohakene küll, aga kala ainult väiksed särjed saime. Et noh, siin on kirjas küll, aga igavesti uhkesti, aga noh, meil polnud muidugi õigeid söötasi ka. Ainult seda mahisi ju meil oli siin natukene üraskit õhtul, aga hakkame kokku pakkima, et ega siit midagi suuremat praegu ei tule, tundub. Selle telkimise juures kõige tüütum ongi asjade pakkimine, aga õnneks meil on jah, see kiirpaigaldustelk täna, et see läheb ikka päris kiiresti kokku. See, mis ta nüüd oligi, siin on ka kiri, jah. Salmo poest saab neid, et link on ka video all ja et läheb kiiresti kokku ja tõesti on hea siin pimendavas telgis magada. Aga noh, kõik see muu jama kokkupanek võtab rohkem aega kui selle telgi kokkupanek, aga noh, mul tuleb siin juba abilisi ka. Aitad ka mul panna kokku või? Jah, eks hakkame kokku panema, kodus on vaja jälle hirmsasti palju igasugust tööd ja värki teha ja vaatab. Noh, õhtud on nüüd pikad ja... Hea asi. Minu sõbranna tuleb täna mulle öösel. Assoo, aga noh, õhtud on pikad, päevad on pikad, valged, et kui midagi kodus tehtud jälle saab, siis saab võib-olla õhtul jälle äkki kalale minna. Mul mõte oli enda sinna jõe peale jälle, sest kuskile kaugemale telkima me täna õhtul uuesti sõitma ei hakka, aga paneme siis kokku. Aga okei, ma näitan siis ka, kuidas meie paneme oma magamiskotti kokku, kui siin juba pakkimiseks läheb, sellepärast, et ma olen näinud tihti, kuidas inimesed valesti panevad, hakkavad neid kuidagi rullima niimoodi ja siis seda rulli panema sinna magamiskoti kesta sisse, aga tegelikult kõige õigem ongi panna lihtsalt niimoodi, et võtad selle kuskilt otsast kinni ja hakkad lihtsalt toppima siia kesta sisse, seda ei ole vaja üldse rulli keerata ega midagi. See on viimane lollust seda rulli keerata. Topita siia sisse lihtsalt. Hops, ja selle nööriga kinni ja ongi kõik. Oi, mis nüüd juhtus? Kui ma juba siia telki tulin, niuke uni tuleb peale, ennem söödeti kere nii täis ja siin on juba, asend enam-vähem õige ja ei viitsiks üldse liigutada,
aga peab jah, mis seal ikka, pakime kokku ja teeme lõppu ka siinsamas ära, mis me siin ikka, on ju. Keriga magama ära kratid ja läheme järgmises.